Lähed tagasi, jah? Noh, kuhu lähme? Kuhu me oleme? Kuhu me oleme? Lottemaal olema. Ei ole ju Lottemaal. Me oleme Lottemaal parklas alles. Ehtne ja tore. Ja, ehtne ja tore. Ongi väga õige. Ja, ehtne ja tore. See käib. Ma olin nii nagu laki, et ma sain siit rääkida. Ma lihtsalt teda... Mina või? Lähme vaatan. Mina vaatan kollase. Need on nii palju siia tulnud täna. Tere! Kas ta tunneks? Tere, tšau! Anna teise käega ka. Ja siin oleme nukid. Tere! Kas sa hakkab atsu? Okei. Vaata, ma olen teadlane ja minu inspiratsioon on juba nädal aega kadunud. Ja mul on vaja üles leida. Et ma laenasin ametsulle suurt kuluuti. Ja kui te näete mu inspiratsiooni, ta on selline hästi väike, selline ümmargune pallikene ja ta on selline särtsu ja ta on hästi kiire, siis öelge mulle ka. Okei. Ma proovin teda leida. Ja, aga vahepeal, kui teil hakkab igav, siis kindlasti tulge minu teadusteatesse ka. See hakkab kell 12. Ma räägin ja seletan seal igasuguseid põnevaid asju maailmast ja maailma, kuidas kõik asjad meil siin toimuvad. Sobib? Aga teeme plaksu ka. Appa! Aga lihtsalt päeva ja näeme pärast poole, ma lähen otsin edasi. Pesagi või kuskil mujal. Need on hästi suured ja siis kui sa lähed lähedale, sipelgad on igal pool. Nii, aga vaadake. Siin, alles siin on sipelgad ja kodulaste kõrval. Nemad on väga targad, nemad kaugele lähe, nad on ainult kodu ümbruses. Me oleme nad välja koolitanud. Ja nemad olid esimesena siin. Ehk siis nemad on tegelikult mu esimesed naabrid ka. Mina olen otsa nende kõrval ja sipelgad on siin. Ja vaata need, noh, nemad on kultuursed sipelgad, aga need, kes ei ole kultuursed, on vahepeal üks sõber ütles ka, et sipelgad püsivad. Ei, nemad ei tee midagi, nemad on väga tublid. Kuulge, kas te lähete sumbat? Ma ju ootan. Mina ka tulen, ma ei taha Meie ütleme nüüd tähe ning teie kordate sõna, mida meie ütleme. Aga enne hakkame kõik üles ja alla hüppama. Üles ja alla, üles, alla, üles, alla. Kui mina ütlen S, ütlete teie S. Kui mina ütlen T, siis sina ütled tamburiin. 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 Minu poeg. Mina ütlen O, ütlete teie Adalberti jõupäev. Kui mina ütlen R, ütled sina Radira. 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 Kui mina ütlen C, ütlete teie ja kokku tuli! Need kujud ei ole. Oi! Aga nagu vikerkaarel on omad värvid, on ka heil omad toonid. Aga nüüd, kui ma lasen siit läbi hoopis punastada, siis see tema murdub hoopis teist. Jaa, ma mäletasin õigesti. Roheline on rohkem ja punane. Ma panin seda sinna rippu. Iga värv murdub erineva tugevusega. Aga mis te arvate nüüd? Kui ma siit prismast hoopis näiteks valget valgust läbi laseksin, mis siis juhtuks? Mina tahaks küll teada. Ma näitan teile. Vaadake, kas te näete, mis juhtus? Vikerkaar! See on sellepärast, et
valge valgus ei olegi hoopis valge, vaid ta on kõikide värvide segu. See tähendab, et temas ees on kõik värvilained ja need murduvad erineva nurga alt, ehk siia kasti peale saabki tekkida ilusi vikerda. Jah, täpselt sellepärast toimibki. Aga mis te arvate? Nüüd te saite ju teada, et valge valgus on kõikide värvide segu. Aga mis te arvate, mis juhtub, kui ma siin samas segaksin näiteks kokku kõik kossivärvide? Aivat, kära mulle meeldib. Kära on uhke värk, ma ütlen, kunst. Jah. Kas te nägite? Mina küll nägin. Kantsis klaas. Me saame tegelikult. Nii. Vaatame uuesti. Väriseski mõni pähe. Aga mis klaas tantsid nüüd? Ära seletada. See on täiesti võimatu. Mina isegi ütleks, et tegu on puhta kullaga. Vaadake, siis kui mina olin selle Põlsiire saare jõehobuga, mis iganes see olend ka ei olnud. Kui ma temaga tuttavaks sain, siis hakkasime meie minema vaikselt üle kontserdile. Vaata, temal oli pilet üle jäänud ja siis me hakkasime vaikselt tulima. Ja jõuame sellise, no vähegi nagu suurema saare juurde, nagu päris saare juurde. Ei olnud enam jõehobu, eks ole. Meie läheme siis sinna peale ja alutame mõnda aega edasi ja järsku on näha festivaliala, kus on üks suur lava ja selle lava peal olid lohed, setolohed ja need setolohed kandsid traksipükse ja need setolohed, kes kandsid traksipükse, nendel olid kõigil pasunad ja nemad muudkui pasundasid, mängisid džässi. See oli maailma kõige ilusam asi, mida ma kuulnud olen. Ja vaadake, see kõik see suurem lohe võttis oma kõik see suurema pasu ja siis kõlas selline madal ja vali. Onu Jaan, Ja? mis sa arvad, kui meie ka sellise pasuna ehitaks? Lõpeti ära, kuidas sa oskad? Sest ma olen väga tark koer ja ma võin sulle ise selle valmis ehitada. No ma tahan näha küll tegelikult, Aga mul on vaja selle jaoks sinu abi. No nii, tulen kohe. Pane kätte need kindad. Nii, kas me hakkame lumevemme tegema? Mitte päris, me hakkame hoopis pasunat tegema. No teeme pasuna. Nii, ja sina hoia seda toru. No nii, See toru ongi nagu väike pasun. Hallo. Ja mina olen tuld purskav lohe, kes selle torusid alt tuli kuumaks laseb. Niimoodi hästi kuumaks. Päris soe. Täpselt samamoodi nagu lohe tegi. Nii. Nii. Proovime ja sina pead selle toru nüüd püstida. Ossa. Sõbrad, kas te kuulsite seda või? Kas selline pasun oligi? Päris äge asi. Ei no jah, oli küll umbes niimoodi ja, aga vaata lohed ja pasunad olid natukene suuremad ja tegid natukene kõvemat ja madalamat häält. Tegid jah? Suur see toru oli. No oota, ma panen selle pisema. No äkki umbes nii suur. Aga tee nüüd silmad lahti ja vaata. Mine ära, see on ju väiksem. Mul on peaaegu täpselt sama suur pasun. On tõesti. Proovime sellega. Nii. Ma olen nüüd uuesti tuld purskav lohe. Ja ma kuumutan selle toru siit alt hästi tulikuumaks. See toimib niimoodi, et see kuum õhk jääb siia sisse, keerleb siin ringi ja kui Jaak selle toru keerab püsti, siis see kuum õhk saab sealt välja tulla ja tehagi selle pasuna hääle meile. Oi. No nii, proovime. Proovime. Ossa. Oi, õhku tuletakse. Jah, see on nagu laevadel on täpselt samasugused pasunad tegelikult. Olete kuulnud, kui laevad teevad see on täpselt samamoodi nagu laeval. Maru uhke, küll sa oled ka. Mis pärast seda kontsertit edasi sai? Tegas midagi ei olnudki eriti. Vaata, olin seal kontserdil ja nautisin seda ilusat džässi. Küll kõik oli sellist kõminat. Keegi oleks mind justkui üles äratanud. Ja siis ma tegin silmad lahti ja nägin teid, kallid sõbrad. Ja umbes sinna paikasi jäid. Nii et sa tahad öelda, et su unenägu lõppes ühe suure pauguga? Ütleks küll nii, jah. Onu Jaak, mis sa arvad, kui meie lõpetaks ka teadusteatri ühe suure pauguga? Loomulikult ongi juba liiga kaua vaikne olnud. Väga hästi, kui etendus... What is it? Yes, I will. Mina näe.
me peame niikuinii sinnapoole minema, sealt saab head teist. Näeme, et jah. Aitäh sulle, suured tänu. Näeme varsti. Teeme pilti. Noh, jäta. Sa kohe oma kuled nii naerutad. Kogu aeg ka. Aistada teistada. Täna seda ei ole. Aga see on põhimõtteliselt sama. No, tee rollid. Sabi. Sada kile peale või? See on kõva nii. On suur. Õige on. No saad hingata või? Mida väike, mida? Mida küsib ära? No kuhu lähed? Aafrikasse? Kas kütust on ikka? Oota, keegi helistab. Nii viet pabi. Ära külmunud. Nii. See oli nagu külmunud. Aga nüüd see on nagu vesi lihtsalt. Kes see veel oli? Naudime ilma. Päike paistab. Naudime ilma. Päike paistab. Otsa. Nagu päris auto. Nüüd see päriselt. Sina all on telliskivikata. Aga nüüd ikka. No. Seisad. See päriselt siin. Mul on väike Bruno.
ära tee. Loksud on muidugi nii tõmbuvad kokku. Aga meie tõmbame neid lahku. Ja need lähevad jälle kokku. Ja lahku, ja lahku. Ja kokku, ja lahku, ja kokku. Ja üks reegel on veel. Julia, aga aplausiga on hästi tähtis reegel see, et tempo peab olema õige, muidu tuleb sarkastiline aplaus. Seda mõtle, niimoodi etan. Väga tore. Kas teie teate, kes mina olen? Mina olen Küljes Leo külas sadama-kapten. Ma olen seilanud läbi kõik maailma mered. Merel peaks magama oma. Nii mõnus magada. Heidad seal pikali ja aga et mul tuleks eriti hea uni. Loeme kõik koos 3-ni. Tere hommikust! Ma kohe tulen alla, see oli Klaus hoopis, mis ma näin. Ma arvan, et see on puudu. Tere kõigile! Magada on ikka jube hea küll, eriti kui näeb igasuguseid vappaid unenägusid kahja. Vanni vessid, et see on soe, eks ole. Ja joon seda sooja vette ja see on seedimisele muideks hästi Vaadake jala peale. Ja mis me sellest ja igatahes joon selle tassikese siis ära. See kurat on, see on nii kuuk äkki. Natuke magada. See ei saa öödega mütsiga, magab nagu väike lapusse. Peaksin ta üles ajama äkki või? Jaa! Peaksid või? Ei, ta magab. Ja iseenesest tal on samasugune õigus siin õues magada kui mulle. Isegi et rohkem. Ikkagi tema paadikuuri treppe. Egas midagi. Loodan, et teil aga igav ei hakka siin. Mina olin... Kas te oleks Seda nüüd küll, ega vanale koerale aatud? Aga lapsed, me oleme üldse nii vanad, et tantsida siis ei kõlbaks meie. Kuulge mehed, te ei ole ju ometi nii vanad, et kukute heast peast pikali. Mis teil juhtus? Klaus pani mulle jala ette ja lükkas mu pikali. Mida? Jah. No vaat tegelikult lugu oli nõnda, et mina õpetasin Leot tantsima, aga tema nagu ei võtnud nagu hästi nägu. Kõigepealt õpetas mulle mingit hästi aegast valssi ja siis hästi kiiret kolkat, jah. Polkat õpetasin. Mis asja, mis tantsuimu teil nüüd peale tuli? Sa pole siis kuulnud või? Mida? No vaata, ülehomme, eks ole, ülehomme toimub meie külas suur tantsufestival. Ja meie mõtlesime Leoga, et me võtame ka osa sellest. Meie pole Upertiga sellest küll midagi kuulnud. See võib olla küll, jah. Vaata, teie tulite nii hiljuti siia meie külla. No see festivalini, see toimub meil iga 1, 2, 3, 4, 5. Iga 3 aasta tagant toimub see festival meil, jah. Aga siis peame meie Upertiga ju ka tantsima, Uperta! Ma kuulsin küll, aga mina küll praegu sinuga tantsida ei saa. Sellepärast, et maad on moodamas. Poiss, ära jända, lase kohe lahti. Ei lase, ma maadlen sinuga, ma pean harjutama. Siis ma saan sama tugevaks nagu minu issi. Jah. Sinu issi? Ja tema oli ju ka maadleja. Kust sa seda võtad? No sa ise ütlesid, et kui me kunagi kokku saite, siis te issiga kogu aeg maadlesid. See ei olnud nüüd selline päris maadlus, see oli rohkem nagu selline mängumaasus. Poiss, ma ei ole sul siin kellegi maad ja jäta rahule. Te tegite mind praegu väga kurvuks. Kuidas nii? Päris maadleja. Siis sa saaksid mulle võtteid õpetada ja siis ma saaksin kohe palju targemaks. Mul tuli veel parem mõte. Õpeta meile kõigile polka selgeks. Ja siis me saame tantsupeole esineda. Noh, täpselt samamoodi nagu onu Adelberti juubelil.
tüdru. no see pole üldse mitte paha mõte, poisil ikka pea lõikab nagu koore nõuta. hästi, võtame siis paarides, eks ole. sõbrad, teil jääb umbes täpselt samasugune ülesanne. siin on nii lõhe. Kas sa räägid, et olen ikka õiges kohas? Kompassi järgi oleme küll, jah. Aga mina küsin sellelt vanamehelt, kas see siin on leiutajate küla? Jah, ma maksan. Pele! Kahvrit. Jah, ma maksan. Pele! Jah, ma maksan. Ma tahan istuda. Jah, loomulikult. Pele! Jah. Minu kohver on ees. Pele! Lähed, Bobi? Jaa, kohver ka. Jaa. Kas see on? Ei midagi. Lähed juba või? Jaa, ma lähen. Tere! Kas see siin on leiutajate küla? Tere, jah! On küll leiutajate küla. Väga hea. Ankur üles tõsta! Ei, just nii! Ankur üles tõsta! Mamma, üks ütles ja, et jaa, oleme leiutajate külas. Ogotiin ajab täitsa sugast juttu. No mina küsin sellelt esimesel siis, kas Klaus on kodus? Jah, esimesel. Vabandage, kas Klausi nimel? Loomulikult. Tema? No mis siis temaga juhtus? No, ta lõi pea ära ja nüüd on nagu sädelav üks sort. Aga mis sa seda onu Klausi otsid? Vabandust, väike pargipoja. Oi, sa transpordida. Ma tean, mis selle või? Jah, mingisugused linnud käisid siin. Jaa, nad olid onu Klausi otsima. Aga nad läksid ära maali. Vaata lihtsalt. Oi, oi la la la. see oli põhi. La karju ka. Ma ei tea, mida. Ma karjun. tagasihoidlikkuse pindikus oli. Kas on nüüd välja tulnud? Vist mitte veel. Noh, kas on? Patsu. Oh! Noh, siis on juba palju paremaks asjal on. Nii. Teeme ka. Nüüd ka. Emme ka. Kiin põõsas oli kõik koht. Panin kiin põõsas. Ei, mis on nüüd, et on ilus. No kiri. Tere! Te liigute täiesti valesti praegu. Ei, me läheme mängu sinna Lõbustusparki. Kus te lähete? Lõbustusparki. Lõbustusparki, no mingi muu. Veel. Mis sa teed? Koolis ka käid juba või? Mitmeses klassis? Teises klassis, jah? Siin või? Ei käi? Lasteaias? Lõpetas, läheb. Läheb asjast, jah? Ma lähen kolmandasse. Sa lähed kolmandasse. Uhke värk, uhke värk. Kust kaugest tulete? Tallinnast, pealinnast kohe, jah? Päris vahva. Omal ajal sai ka pealt pealinnas käidud, on ju, vaata mul võeti lennuluba ära, nüüd ma ei tohi lennata enam. Nii vanaks, et silma nägemine läks päris kehvaks ära. Kuulsi mingi ronima.
Nad jääb poole siis näed. Nii, ma küll. Ja setaldus on juba ole. Kus sa oled, Aadu? Seal. On jah. Karju, Aadu. Noh, karju. Karju kõik koos. Ja sina ei karju. Ei karju küll. 3, 2, 1. Aadu! Nad on veel ise vaadanud. Pauliine. Nüüd kui karjume Pauliine, siis alles arv. Laua! Millal? Oi! Ma laulsin samal ajal. Siis ma ei kuulnud, sellepärast ma laulsin liiga kõva. Ta karjub, ta laulab nii kõvasti ja varesti, et ta ei kuule. Jah. Ma arvan, et ma ei kuulnud mitte midagi. Järgmine kord sa pead, kui ma serenaadi lõpetan. Ma ei kuule isegi siis, kui sa oled mu kõrvalt midagi ütled, ma ei kuule. Ma laulan nii palju. Mul on nagu pasur. Ema ütles alati, kui sulle pasur antud, kasutada. Mina kasutan. Keskod, su lahtiseid jookseid lennutab tool. Siin pilvede all pole vajagi midagi muud. Su rebitud metsad ja õhuke plood. Väga hea. Pole vajagi midagi muud. Toad ja üksi käsja. Mõnes pead ja üksi. Ja üles ei kuulda. Ei ole midagi rasta. Ei kiustamas ringi. Meil on aega hoida teineteisest kinni, maailm kuhugi ei kao. Maailm kuhugi ei kao. Aeg on segada, liiga kaua, samad näo. Käed on aeg, teine anda. Lähme! Leia, kiss mij, laat mij voor maailmen. Lekker, hij trekt om aan maten, samen praten, ja, voor soort als aina, nee, maar, Bravo! Oota, ma proovin saada selle küljele võtta, Essa külje. Oota, see on liiga väike, ma ei näe, kus see lendab. See on kaunis. Ma proovin ühe. Mis ma jälgin? Ma ei tea, mida sa jälgid. Teika. Vau, lausi. Ma ei oska näha. Ei oska või? Teate, mina ütlen teile Mina küll. ja siis vahet ei ole, kas see on naljakas või mitte. Teie ja proovige naerda nii. Vaata, mis seal üleval on. Banaanikas on. Ma just lendasin ja maandusin puu otsa. Ja seal puu otsas saingi aru, et vasaraga lendamine ongi minu ala. Ja noh, peale seda tuli ka mul esimene maailmarekord.
aga tegelikult ma ei ole mingi suur jutumees. Täna tuli ka siia, et trenni teha, aga naine ütles, et harjuta hoopis tantsu. Üle. Kuna on, ka valmis ka siis meie start võib valata. Su vajad nii võtta kiire loks. Soovitusest liikud salajane koks. Võta sisse poos ja siis üks kord. Pärast võtti vangu järele ja põnd ja tord. Maraton, maraton. Lihastele ikka kasulikum on. Maraton, maraton. Joosta järjest rebane või kas või kord. Joostes võtta kogemata väsita. Kui on veel vaja läbida. Siis on järjest on sul enda koht. Sest jõudu finišis, mida siis on. Maraton, maraton. Kohe hakkab paistma koridor. Maraton, maraton. Joosta järjest rebane või kas või kord. Maraton, maraton. Lihastele ikka kasulikum on. Maraton, maraton. Sina ei taha kohe üldse. Või isegi leidsin äratustrummi ju selle jaoks, kuule. Ära hakka sellest äratustrummist mulle rääkima. Mul jooksevad külmavärinad üle terve kere, kui ma kuulen sellest äratustrummist. Kuule ära, see ju tähendab seda, et see töötab. Vaata, äratusmuusika, see peabki niimoodi kõrvast sisse ronima ja siis alla pugema ja külgiti. Lõpeta! Vaata, ajad muutuvad ja meie peame ka muutuma. Ja eriti sina pead eriti muutuma. Vaata, õppige viiulimängena. Või siis see kannel. Hakka kannelt mängima. Eriti popp on see Hiiu kannele. See laul on ka see, mis see hooje. Sa kuula seda, sa huugab seda. Aadu, hinga sügavalt sisse. Ja nüüd oli hinge kinni. Vaata, see lugu ei ole üldse popp. See oli Eurovisioonil mitu aastat tagasi. Ja kuule, tõesti. Hinga välja, jah. Ainult üks suur unimüts võib nii arulagedat juttu ajada. Vaata, kui mina teid hommikuti üles ei ärataks, jääksid ju kõik leiutised leiutamata. Need leiutised jäävad leiutamata sinu kolistamise pärast. Nii, hea näide. Nii, kujutage nüüd sõbrad ette. Olen mina täna. Ai, see on hea. Mõtlen mõnusaid mõtteid ja siis tuleb üks geniaalne mõte. Ma saan aru, kuidas minu uus leiutis liigub. Niimoodi aeglaselt. Mõnusalt nagu nõrelaine. Ja siis ma olen aru saamas, mida minu uus leiutis hakkab tegema. Ja siis tuled sina oma selle käratrummiga. Aitäh. No ole lahke. Oota, aga mille eest? Vaat sinu see käratrumm viis mind minu uuest leiutisest vähemalt 100 kilomeetri kaugusele. Aga sina ei isegi aru sellest. Sul on tähtis ainult põmm ja põmm ja põmm. Oi! Ei no, türi, Paide järva Jaani. Mis asja teie siin targate? Meie harjutame tantsufestivaliks. Mul läks see täitsa meelest ära. No, soovime andekas jämese. Juba minu ema ütles mulle. Aadu, sul on kerge jalg. Mis te kassite? Laulge kaasa. Täitsa valesti tantsib. No vaata, see ongi mingi külamees ju. Visuaalsel vaatusel kohe aru saad, et ega haridustele 3 klassi ei ole. Mis sa temalt ikka tahad? Ma ei saa lasta sellisel asjal juhtuda. Ma lähen korrigeerin teda. No. Ja. Kui sa pead? Panen kohvrit siia. Lootust nii meile. Nii. Vabandage, teil on küllaltki omapärast atraatsioon. Oma tänane. Aga kahjuks
pole teie plie kõige täpsem. Ole mureta, mina olen siin. Tee nüüd minu järgi. Esimene positsioon ja mini-plie. Mini-plie? Noored põlved. Kentsakas. Nüüd tuleb keskmine plie. Mul on põlved läbi. Keskmine plie. Ja seda on natukene kolmas positsioon. Ja nüüd tuleb minu lemmik. Grande plie. Nii sügavale või? Ja. Nii. Grande plie. Kes te olete? Ma ei ole teid siin enne näinud. Tänan küsimast. Mina olen Molli, kohvikupidaja. Pillimamma. No, eks ma olen siin esimest korda sellepärast, mida ei tunnegi. Aga mis teid meile külla tõi? Me otsime Klausi nimelist koera. Ja Klausi nimelist koera. Sugulased või? Me oleme linnud, Hallo. Jaa, ma ei pannud tähelegi. Trennides võtan ju ainult spordist. Ja. Igatahes meie otsime siin Klausi ja kas te teate, kus ta on äkki? Kas te siis tunnete Klausi? Meil on temaga üks jutt. Ja, üks tõsi. No siin pole ju mitte midagi imestada. Onu Klaus on juba 2 korda ümber terve maailma reisinud ja selle ajaga jõuab väga paljudega tuttavaks saada. See pole sugugi esimene. Läksin mina teda äratama, tuleb välja, et tema on vaiba alla pugenud. Mõtlesin, et peidab minu eest ära ja põõnab edasi, aga vaata, tal olid varbad jäänud vaiba alt välja ja siis mina leidsin kohe ta muidugi üles. Vana Jaaku ei tüssa külgi. Klaus, äkki põõnab jälle, kuse, oodake teie siin, ma lähen otsin Klausi üles. Klaus, päise päeva ajal ei saa niimoodi magada. Täitsa kasvatamatu mõtlema. Emme tegi rabarberi kooki ja onu Klaus tuli meie juurde rabarberi kooki sööma. Sõime mõnusasti ja siis hakkasime kõik kolmekesi siia poole tulema. Aga siis emme tuli järsku meelde, et unustas triikraua seina sisse. Teate, ma ei viitsinud neid oodata. Lotte, hüppa peale. Ma panin teise käigu sisse. Ja... Mis toimub? Ma ju harjutan tantsufestival. Ma pidin ju Soofi ka kutsuma. Soofi. Nii, ma nüüd toon oma naise ära. Nii, mina panen 4. käigu nüüd sisse. Nii, eks. Ei. Sofi, ma tulen, naine. See on lihtsalt laps. Ja läkski Sofile ja... Onu Klaus! Siin sa ju oledki! Onu Klaus tead, mis või? Mingid tüübid otsivad siin. Kes see? No, need samad seal. Neil on sulle mingisugune super salajutt. Ja tead, mis või? Üks solvas mind rangalt. Oleksin peaaegu nutma ka hakanud. Ja sina muidugi hakkasid siis, jah? Ei hakanud, ega ma mingi tipp ei ole. No ja seegi, tere, mina kuulsin, et teie otsite mind. Jaa, tere. Noh, Harro oli keera ette, jah? Aga vaata mulle silma sisse, äkki tuleb meelde. Ei, vabandust, praegu ei keera nagu ette. Ei keera. Hää küll. Ma keeran sulle siis ise ette. Näita talle, mamma, näita sellele koerale, kuidas asjad tegelikult on. No, Klaus, kunagi ammu, mäletad, 7 aastat tagasi see juhtus Austraalias. Austraalias 7 aastat?
mismoodi? Ma ei oska. Mitte midagi öelda. Järsku kukku sissi taevast alla ja vanaema takka pihta. Ei no see on nüüd küll tore üllatus, aga Pauliine, miks sa meile sellest kodus ei rääkinud? Ma ju proovisin, aga sa olid hommikust õhtuni kohvikus. Meil on perekohvik, seal tulebki hommikust õhtuni tööd teha. Juba minu ema ja minu vanaema ja minu vanaema, kõik tegid seal hommikust õhtuni tööd. Sina muidugi ei tea mitte midagi sellest töö tegemisest. Oota, Pauliine, miks sa mulle kunagi midagi ei öelnud? Ma ju ütlesin, et tahan teha väikese reisi. Aga sa magasid või tantsisid kogu aeg? Mele? Jaa, mama. Kuulsid seda või? Ei, jaa. Mina ka ei kuulnud. Jah küll. Jah, tõesti ütlesid. Aga sellest on juba väga ammu möödas. Aastaid. Ja nüüd on asjal olnud nii, et me tulime teile järgi ja lähme kõik koos tagasi koju Austraaliasse. Poiss võtta muidugi ka kaasa ja... Ja, lähme koju ja räägime sotid selgeks. Just. Ei, mina küll ei taha. Ja, mina tahan siia jääda. Aga ja pealegi leiutajate küla on minu kodu. Sellepärast, et siin mina sündisin ja siin on kõik minu sõbrad. Ja pealegi siin ma olen kogu oma lühikese elu elanud. Emme kuule, mina ei taha minna Austraaliasse. Mina jään siia. Kus sina jääd kohe? Kuhu sinagi, ema ei jäta oma last kunagi maha. Õige, jah, väga õige. Ei jäta mitte kunagi. Pauliine! Oot, mis see nüüd tähendab? Pele! Sina valisid selle naise, mida räägida väga. Aga minut ütle, siis oleme tagasi. Ole ometi mõistlik. Teeme ikka nii, nagu mamma ütles, siis oleme kõik õdelikult. Ja Hubert, ma olen ikkagi ju sinu isa. Tule meiega Austraaliasse ja see tundma. Ma võin seda siin ka teha. No. Räägib väga palju naljasid ja tal on hästi pikad kõrvad ja hästi suur süda ja ta armastab oma pere üle kõige. Ja tema on tädi Sofi. Tädi Sofi on lihtsalt nii tore. Klaus, tule, kus sa oled, Klaus, appi. Kas sa ärkasid üles? Siin olen. Ja tema on kärbesjaak. Kui kärbesjaak ei oleks kärbes, siis ta oleks kindlasti maailma kõige täpsem äratuskell. Ja tema ju maailmarekordi omanik. Teate, ma räägiksin teile kõikidest leiutajate küla elanikest. Aga lihtsalt ei ole aega. Aga ühest ma räägin küll. Onu Leo on käinud kõikidel maailma meredel ja ta oskab toriseda maailma kõigis keeltes. Ja võiks öelda, et onu Leo on mul lausa isa ees. Ta on lihtsalt nii tore. Issi kuule. Mis sa muutusid natuke nukraks nüüd või? No, hästi natukene. Aga ära ole nukker. Tead, mina ka kogu aeg mõtlesin, et milline sa oled, et kas sa oled pikk või lühike, paks või peenike. No aga nüüd on mul süda rahul, nüüd ma tean täpselt, milline sa oled. Ja tead mis, sa meeldid mulle väga. Sa meeldid mulle ka. Kas sa siis ikka veel taha meiega Austraaliasse tulla? Ei, ma ei saa. Ma lähen sügisel kooli, otse 3. klassi. Kuidas nii? No ma olen lihtsalt nii tark. Eks ma ei ole üllatunud. Sa oled minusse. Kas sa teadsid, et sinu isa ei jõudnud mitte kunagi kooli? Milline me ei räägi sellest avalikult? Oota, aga kuidas
kuidas sa niimoodi said? no ma tantsisin poegi, tantsisin, kuule. Vaadake, kas te teadsite, et meie suguvõsa raudpargid elasid kunagi ammu-ammu Kreeka? No kolisime Austraaliasse, tulid mõned uued kombed peale, aga mõned vanad jäid alles. Nagu näiteks Kreeka rahvatants. Mamma, sina ju ka oskad. Õpetame koos Rupertile. Pilli ei tulnud siia tantsima. Ma ei tantsi, sa tead, et ma ei tantsi. Mamma, mõtlege ma enda pojale meie rahvatantsu. Pauliine, sina ju ka oskad. Mine nüüd! Lõpeta, poiss! Aga sinu poeg nii ilusasti palus, et sa tantsiksid temaga. Kas sa siis ei aita oma kullaterrakest või? No, sa räägid nii armsalt. Hea küll, teeme siis ühe sirta! Vana ema oli väga kena. Salatus tal oli Kreekas, meeldis talle kena härgas. Keelatud oli see kirk, kuid kes seda keelata saab. Niino vana emal oli vana ema. Olles Kreeka jumalanna, reeglis elas ta. Ta ütles jumalanna ja tantsija ju kokku ei käi.
lõpus tuleb Jaak ka välja. Kõik tulid. oota, Albert. oo jaa, meil on nüüd vinge muusika. alustame diskotantsist. Seda tantsiti siis, kui mina olin noor. Tahad ikkagi küsida või? Kuulge, otsused on ka pesemata. Võtame korraga 2 stoppi. No peseme ruttu puhtaks. Tõesti on sama väike kui see väike käbik. Ise vaadin. Alla. Vaadin, ma ei tea tõenäoliselt, ma pean alla. Poisina leidis metsas roos. Ahvis toore roosa keera, huvitav näis lõitud keera. Aukaseesi hambaga tundis ennast lambana. Selles roosinas saaks teha mõju, see mis täidaks teha. Aukaseesi hambaga tundis ennast lambana. majas elavad rebased ja mehe kindaja. Šampani rebased. on kogu päeva väikses ära, õige pea kaogi ära, kuid pole kurb ja need. emme nissid teinud tööd, keegi pole tantsunud, pidu on alles ees. Roodirtsud, rintsikad, mardikad ja sitikad, kogu külatantsuus. Võõrad kassid jänesed, surstikud ja rebased, kes nalja teeb, naerab ka järjest veel. Imeadud kiidame ja talle laulame. Ja käed üle, hei ho, 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 hei ho. Kuulge, see oli päris hea, aga see ei ole mingi Paula muusikatund, ma tahan ikka, et kõige oleksid kaasas. Aadul meeldib tantsida, külateedel pantsida. Aadul meeldib tantsida, külateedel pantsida. Vabal laval lõõritab, oma pere armastab. Vabal laval lõõritab, oma pere armastab. Oskari kuuri valvastab, oma kulli pilbuga. Kärbsel veres on ääretamissoon, akna taga talli valikuun. Äratus, see on kärbserokk. Kärbserokk, kui sa seda tantsid, kohe märjaks läheb. Kurja õhtu kärbserokiga. Äratus, see on kärbserokk. Šolo! Pau, pau, pipari, pari, pau, 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 Epa šubira, epa voo. Õhtu veel, kui taeva tõuseb. Rockabilly, 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 rock. See on aastana, tuleb. On treenitud, kehas treenitud, siis algab tantsumaratoon. Šeigid, lindjad, tšaidid, tantsid, rumbad, jalg ära murda, maakeel lennuid toon. Mustad kiiremini kui jõuad öelda, aga ei näe miskit tood. Muu on soolad, grupeeringud, tantsivad avatus, saistavad muusi, eritavad õluse. Mängi viisi juht ja tantsmudan enam kui tantsis jätkub. Tantsid, rumbad, jalg ära murda, maakeel lennuid toon. Mustad kiiremini kui jõuad öelda, musta lema saab valge kõrgu lemma taga, aga ei näe miskit tood. Kõike tantsulaulud jääb. Otsa esse kitised, tantsivad väärseed viimased. Särkis voolab tekitab imeri takerdub ja kehal on rappestus, siis lõppeb tantsumaratoon.
väga tore. Siis käsi kokku löö. Kui sul tule hea, siis käsi kokku löö. Kui sul tule hea, siis püüa seda teistelegi näidata. Kui tuju hea, siis käsi kokku löö. Kui sul tuju hea, siis põlve patsu löö. Kui sul tuju hea, siis kui sul tuju hea, siis jalgu trambi saab. Kui sul tuju hea, siis püüa seda teistelegi näidata. Kui tuju hea, siis jalgu trambi saab. Kas äkki gorilla saab ruuporit? Läheme. Üksterong käik on nii hea. Üksterong käik on nii hea. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Püksid. 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 Mina ütlen karu, siis sina ütled püksid, karu. Püksid. Püksid. Mina ütlen alu, siis sina ütled püksid, alu. Püksid. Püksid. Mina ütlen lühikesed, sina ütled püksid, lühikesed. Püksid. Püksid. Mina ütlen püksid. 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 Mina ütlen Jaak, siis sina ütled kärbes, Jaak. Kärbes. 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 Nii, no keda Massa, massa, massa. Massa, massa, massa. Ealu, ealu, ealu. Ealu, ealu, ealu. No nii, nüüd teie kuningas räägib taas teiega. Mis te arvate, kas see oli kõige suurem kivi, mis on maailmas nähtud? Ei, jookseme edasi. See kivi teeme nii. Alleele. Meil on püksid jalas. Meil on püksid. Püksid. Vaata lihtsalt. Vaata, eks igaühel on lõbust oma arusaam, eks ole. Ei no vot. Aga mängime parem sellist mängu. Et ma väga loodan, meil kõigil on käed kaasas ja põlved kaasas. Ei, seda me ja mäng on selline, et meie lööme, patutame 7 korda, vastame põlvi ja samal ajal loeme siis kaasa ja neid numbreid. No see käib siis nõnda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, säärane mäng. Ja teeme siis seda 2 korda ja siis, kui me sellega saame hakkama, mõtleme mingit keerulisemat välja. Hea küll, äkki. Kas proovime? Maru hea mäng. Kas proovime? Jaa. Proovime. Ei olnud eriti entusiastlik just see jaa praegu. Öelge nüüd natukene kõvemini, kas proovime? No proovime. Eks päev on ju pikk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, mis me nüüd teeme siis? Kuidas meil läks? Hästi. Ma arvan, et me võiks seda analüüsida. Analüüsida, mis pidi juhtuma ja mis tegelikult juhtuma. Hästi, aga teeme natukene põnevamaks seda. Tekitame sellise variatsiooni, et üle ühe on pats ja plaks. Just. Proovime niimoodi. Läheme kõik koos jälle. 3, 4, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nii, oli natukene keerulisem, aga selles mõttes ega ma otseselt raske ei olnud. Ega ikka ei olnud jah. Saaks ikkagi sellist sorti nagu väljakutset natukene. Jah, et analüüsimiseks sinna väga palju materjali ei ole, et miskit nagu halvasti läinud ja samas kõik läks jällegi hästi, see on ka väga juhtum. Just. Aga teeme siis natukene veel keerulisemaks. Ja algusest, sellest esimesest levelist niimoodi järjest kergemaks. Teeme 2 korda lihtsalt patsusid, siis 2 korda pats ja plaks. Ja siis kolmas uus asi veel juurde, eks ole, proovime niimoodi. See tundub juba päris krõbe, eks ole. No proovime. Mulle meeldib, kuidas sa mõtled. Mulle ka meeldib, kuidas ma mõtlen. See on nii äge.
üks, kaks, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. ma mõtlen, see oli juba hulka keerulisem, ütlen. on küll jah, on küll, aga äkki ajaks asja veel keerulisemaks. no on sul miskit mõttes? lisaks tempot. lisame tempot, lisame tempot, just tuli kõik suurepäraselt välja, aga teeme natuke kiiremini. olete te valmis? jaa, väga hästi. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ma arvan, et te võite endale suure aplausi teha. ja nüüd mängime seda mängu, kus hea küll, see selleks. ilus mäng oli. ilus mäng. pisar tuleb silma. just, seda midagi. aga teate, mina ütleks, et nüüd on küll aeg paras, et hakkaks äkki selle etendusega pihta. miks ma muidu siia niisama patsima tulin? ja see on hea mõte küll. mina ütleks ka nii. oota, palju me tänaval teatris olime käinud, tõsta jälle käed püsti. korra veel, jah? teeme statistikat. päris hea hulk on käinud. ega siis palju korda ma vast ei tea. ei pea eriti, jah. kuidas te ennist seda etendust lavale kutsumist olete teinud või kuidas see tavaliselt käib? ma ise pole täna jõudnud kordagi. ma vaatasin oma silma. just, niimoodi käib. Etendus. vaadake, ma sain just oma ravimid valmis. kas vaatame koos üle äkki? kuulge, ma arvan, et see on väga hea mõte. mina arvan, et me võiks alustada peast. kujutage. pani tähele, ei lähe ma kuhugi. haigus, siis ma leiaks selle mingi muu rohu. aga siin ei ole muud võimalust. lihtsalt ainus võimalus. Lembe, ma tulen! teate mis? selline asi juhtus minu arstipraktikas küll esimest korda. no aga vaadake, lumemehed, nemad ongi erilised natuurid. mina ei saa neid õieti oma stetoskoobiga kuulata. kujutate ette, panen lumed peale, aga neil hakkab nii kuri. Nad hakkavad hüppama ühele poole, teisele poole, ühele poole, teisele. kes hingedab seal? tere! tere, doktor! tervist, väga oleks teie abi vaja! jaa, selleks ma siin olengi, kuidas ma aidan värske? meil ei ole 5 tundi, me peame juba poole tunni pärast ära lendama. kuhu teil nii kiire on? me läheme tagasi koju Austraaliasse. kas te hiljem ei saa minna? tõepoolest hiljem. Pele! ei saa! Austraaliasse. tulehoos on meil juba ammu kohad broneeritud. tulehoog on väga mugav lennata, ise ei pea suurt midagi tegema. ja see on päris mugav küll, jah. seal Austraalias on oma perekohvik ja minu vanaemad rajasid selle 200 aastat tagasi. lubasin praegu kiiresti tagasi tulla, üks dingo asendab mind seal praegu. selge, vanaruut ja aga meil on 10 minutit. jah, 10 minutit, siis midagi 10 minutit. teate, ma sain just oma uue leiutise valmis. see toimib täpselt 10 minutiga. palun, proua, teie käsi. sinu käsi ka. anna nüüd. Lähme! mitte nii kaugele. natukene tagasi. sina istu siia toolile, sina istu siia toolile. mina lähen toon oma leiutise. Te istuge siin. Pele! jah, mamma. Potsatame. Potsatame. 1, 2, 3. varsti jõuame kodu tagasi.
kodust rääkides. Kas me tõepoolest ei saa piletid hilisema reisi vastu välja vahetada? Ei saa! See usaldusväärne. Jah, natukene aega peab vastu küll. Aga kui teda sinna kauemaks jätta, võib ta sealt tont teab mida korda saada. Mäletad ükskord, palusin tal teha rohelise laimi mokteili. Tema sõi aga selle laimi salaja ära ja värvis veevesi värviga roheliseks. Päriselt? Jube. Mille košmaar? Vaatise muud leiutis! See on karmiku õhu sissehingamise aparaat. Hingad 10 minutit tasulikku õhku ja siis oled värske nagu purikas. On see kohutav? Absoluutselt, täiesti umbustu. Nii, paneme sulle nukka peale. Nii, kas on mugavad? Nii, paneme sulle ka. Nii, paneme siia peale. Olen ma nüüd ilus? Sa oled väga ilus. Kuulge sõbrad, selleks, et see masin toimima hakkas, peame kõik koos 5 lugema, et ma saaksin seda tööle panna. Kas te olete valmis? Jaa! 1, 2, 3, 4, 5! Mul on väga suur mure. Lemme, mis sul juhtub? Minuga kõik hästi. Aga Kalev jäi haigeks. Selge, miks sa seda arvad? Ta on ju kogu aeg mulle öelnud, et mina olen tema musirull. Jaa. Aga nüüd ütleb, et olen rull. Lihtsalt rull. Väga huvitav. Ja siis seisab aknal ja vaatab muudkui välja. Aga enne vaatas mind ja kui mina küsisin, et mida sa seal vaatad, siis ütles, et pole sinu asi. Ma siis läksin lähemale ja vaatasin talle murre. Vaata pallid on sulle. Kus sa lähed? Lemme! Kuulge, ta on täitsa tartunud. Lemme, kuule! Aga minu pahandas! Ära vahi mind niisuguse näoga. See on mingi haigus. Äkki sul on rohtu, miks ta jälle terveks teeb? Vaata, Lemme! Kõiki haiguseid ei saa ravimiga ravida. Vahepeal peab lihtsalt ootama mõned päevad ja haigus läheb ise üle. Aga ma ju nii muretsen. Olen nii kurb. Lemme, kuule, sellega ma saan sind aidata. Paneme sulle ka maski ette. Ma ei taha mingit maski. Ma tahan oma Kalevit tagasi. Lemme, ma saan täitsa aru, aga usu mind. Kõik saab korda. No kas ausõna? Ausõna, ilma aukudeta. Maski ette! Kas jälle kulli mängib? Kulli ei mängi rohkem. Pööra ümber ja ole täitsa rahulik. Teate, lumi hingab igalt poolt, ma panen ta sulle siia juustes. See lumi on nii eriline. Kuulge, teate, mina arvasin, et mul tuleb täna rahulik päev ja rohkem tööd ei ole. Nii et ma loodan, et ei pahanda. Ma korra istun siia ja puhkan natukene. Mitte, ta on juba tagasi. Kuule, räägi, kas me saame nüüd oma tantsu harjutada? Aga kuule, kuidas Väino juures läks? Ära parem küsi. Alguses ehmusin lausa ära. Korsten oli päris viltu vajunud. Paistis juba mitmest kohast läbi. Alguses ei tahtnud ta minuga isegi rääkida. Lõpuks tegi suu lahti. Ja tead, mis ta ütles? Ei tea, räägi. Ta ütles, et ta ei suuda enam vaadata, kuidas Väino murest alla käib. Tühjad kohad. Korsten hakkas tee peale nutma. Mina püsti, jooksin Väinole järele. Ja siis juhtus niisugune lugu. Kas tahad kuulda? Ja tahan küll. Kas teie ka tahate kuulda? Kale, keera kella. Võtame ajas natukene tagasi. See lugu algas nii. Väino, kus sa lähed? Kes see? Mina või? Mina lähen sinna, kuhu tee viib. Olen. No oota, aga Väino, see tee viib jookse merre. Väga hea, las viib. Väino, kas oled oska? Ei oska. Pea nüüd natuke kinni, Väino, äkki räägime natuke. No millest siin rääkida? Ma ei saa mitte kunagi oma masinast sooja sepikut. Ainult hallitanud tammetõrud ja saepurud. No mis elu see niisugune on? Kallis naabrimees, mul tuli hea mõte.
Lähme minu naisukese juurde. Mul on kindlasti midagi, mis aitab sul muremõtted eemale ajada. Sellel ei ole mitte mingit mõtet. Väino, kas sa siis ei mäleta, mida leiutajate küla asutaja Lepadiin Uku ütles? Ei. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Lähme Ave juurde. Ei, mina lähen otse merre. Marjo! Oi, no märjaks ei taha küll saada. No olgu peale, lähme siis meie Avekese juurde. Kuule, kus see Ave sul on? Kodus on. Kodus, kelle kodus? Meie kodus. Meie kodus, nii tore. Kas me elame seesumi kõik koos? Mitte päris. Ja nii see lugu lõpeb. Ave! Ja mis veel? Kas sul on midagi, mis rahustaks ja aitaks Väinu? Ikka on. Kuulge, vaadake, siin need aga telliskivist sepikut saada, see on ikka eriline, seda oskavad ainult leiutajad. Nii, ma vist mõikan. Oota, aga kuidas see aparaat siis ikkagi töötab? Auk, pauk, auk. Nii lihtne või? Mul on üks mõte. Kas mina, raudpart, tantsija, koreograaf, isa, Pilli, tohin pauku teha? Millega sa pauku teha tahad? Millega iganes. See masin on nii palju tellistuja näinud, et tal on kindlasti viljad juba neist. Ta vajab midagi vahelduseks, just nii. Nagu näiteks minu vasaku jala saabast. Ja, pistan selle sinna masinasse sisse ja kui saabas muutub tammeturudeks, saarpuruks milleks iganes, olen ise süüdi. Ise toppisin selle sinna masinasse ja olen olnud ühe saapaga. Ei saa kuhugi minna, vot. Ma ei saaks kuhugi minna. Ma saaksin siia oma poja Hubertiga tantsufestivalile. Ma ei saaks minna Austraaliasse. Ma võtan selle riski. Mihkel, kuule, mis sa arvad asjast? No las ta siis proovib. Ega see olukord enam hullemaks minna ei saa. No kuule, tee proovi siis. See auk või? Olgu. Nii, auk. Väga hea. Mis nüüd pauk ja? No olgu, 1, 2, 3. No proovime siis kõik koos lugeda ikkagi. 1, 2, 3. Kuule, proovime ikka veel valjemini, eks ju? 1, 2, 3. No, mis asja? No, äkki siis viimane kord. 1, 2, 3, 4, 5. Pauke! Käske ära teeb see lõppe! Ja nüüd see auk, eks ju? Sa tule midagi. See on nii suur! See on minu saabas! Hea seegi. Oleks võinud ju saapa asemel saepõru või tammeterud olla. Oleks millega. Aga olgu, on nagu on. Tuli, mis tuli. Kuulge, sõbrad. See ei ole enam minu vasaku jala saabas. See on hoopis minu parema jala saabas. Kuidas see võimalik? Mida see siis tähendab? Parem jala saabas? Mida märki? Oota, aga äkki see on sul hoopis õnnemärk. Kuidas palun? Noh, vaata seal külas, kus ma enne elasin, seal usuti, et kui sa tõused hommikul voodist välja parema jalaga, siis tuleb kõik hästi. No ja kui sa paned õhtul jalga mõlemad parema jala saapad, siis on ju kindel, et hommikul tõused sa voodist välja ka igal juhul parema jalaga. Mõistad? Päriselt ka? Päriselt jaa. Äkki masin üritas sulle märku anda, et kui sul on mõni salasoov, siis see läheb nüüd täide. Kusjuures on tõepoolest mul üks salasoov, aga mul on nii palju valida peaks, et see täide läheks. Seda, mida sa tahaksid teha?
nii lihtne ongi või? seal külastas naelasina ja küll. Tee seda, mida sa tahad teha ja kõik läheb hästi. Olgu, aitäh sulle, Jänks. Mamma! Ikka magab. Ma armastan sind, emme! No nii armas. Ja kärgistä voi kauer! Mistel kõigil küll viga on? No sina endiselt ei räägi minuga. Ja ei kallista mind ka. Ma võin anda sulle tead nii palju telliseid. Mul ei olegi neid enam. Ja kõik oled ära söönud. No kõht on sul ikka tühi, jah? Otsime siis midagi muud. Ave! Ja enam su potti! See on mu lemmik supipott! Ja siis see saab olema ka tema lemmik supipott! Nii, ja nüüd! Mis seal sees on? Sepping on Väinu! Küsimust midagi lihtsamat, nagu näiteks Ave telefoninumbrit! Väinu, peame kinni, me peame enne ikka Seppiku rituaali kaela tegema. Ma ei taha! Väino! Tule teeme Seppiku rituaali! Kutsud siis ikka tulen! Sõbrad, hakkame kõik käsi kokku lööma ütlema Seppik! Seppik, 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 seppik. Mis see veel on? Kuule, see on ju rosinasai! Soe veel ka! Nojah, aga kuidas ta siia sai? Ise toppisid poti masina sisse. No sellepärast toppisin, et mul said tellised otsa. Aga vot, selgus, et oled kogu aeg ise pannud palet asja. Kas ma siis tõesti kogu aeg? Vahepeal on nii, et leiutisega läheb aega, aga tahtis on, et ükskord läheks lõpuks täppi. Õige, sellepärast ükskord saan ma Seppikut. Aga seni, kuni ma seda Seppikut saan, ma arvan, et võime sellega natuke oodata ja teha vahepeal ühe kummarduse hoopis, sest etendus sai läbi. Põjakulu, kõik on tore, asja ruum on tööta, aru. Ei tööta, see ruum ei tööta. Aga nüüd, ma ei tea, igatahes Semud, tõuseme nüüd kõik koos püsti ja lähme minu residentsi, lähme käratuppa. Emme tissid tagantpoolt võivad ka hüüda, kas teete rongkäigus valmis? Kui mina ütlen kära, siis sina ütled tuba, kära. Kära. Kui mina ütlen kärbes, siis sina ütled jaak. Kärbes. Kärbes. Kui mina ütlen kära, siis sina ütled jaak. Kära. Kära. Kui mina ütlen tuba, siis sina ütled jaak. Tuba. On hiline, aga küll te ikka jaksate raskega need kärad teha. Solge. No nii, Semud. Võtame taas kord oma kõige lemmikuma sõrmed, sõidame selle kõrgele taeva poole, siis paneme selle endale suu ette ja teeme. Ja siis võtame oma kärapilli ja teeme sellele ka. Küll ja väike pilt, see on praegu mõgi. No nii, Semud, palun tõstke käed, kes te käisite täna hommikuses käratunnis. Käisin ka. Ei käinud. Mõned sõbrad käisid. Pole hullu, osad sõbrad käisid, osad ei käinud.
ei ole hullu, sest et täna õhtuses käratunnis, selles, mis algab nüüd, ka Lauruse kraadi. Just. See on, kas sa tead, mis on kära? Aga teooria? Kuidas sa teadis? See ei ole hetkel eriti oluline. Nimelt. See on kõik see, mis ei ole praktika. Vaat see, Hubert räägib tarka juttu. Nimelt, kas te teadsite, et kära ja muusika on küllaltki sarnased asjad? On. No kära on selles mõttes siiski mingil määral kunstilisem, aga muusika on, ka nüüd teate enam-vähem. Ja vaadake, ma annan selle agregaadi korra ära. Onu ja, kas sul on siin nii palju potte ja panna, kas nüüd tulebki heavy metal? Raske metall. Just, maru raske metall. Võib küll rasket metalli teab. On dirigent. See on see onu või tädi, kes kummardab. Käsi liigutab, võhib kepiga. Just. Noh. Tõnu Kaljus teeb. Jah, hästi öeldud. Igatahes, dirigent on tõesti see, kes juhatab koori. Ja mina mõtlesin, et võikski teha siit 2 kärakoori. Teie olete üks koor, teie olete teine koor. Et me oleme segakoorid. Jah, just. Ja vaata, see puu ja see puu on see joon. Kõik, kes jäävad joones sinnapoole on üks koor, sinnapoole teine koor. Selge. Koor number 1 algi minu vasakut kätt. Mida kõrgemale minu käsi tõuseb, seda rohkem kärav teie peate tegema. Ja teil on sama asi lihtsalt minu parema käega. Kas saite aru? Loomulikult järgmised. Karjute, laksutate, mängite kärapille, teete lihtsalt ilgelt palju mürgli. Kas see on valmis? Sa mahud sinna Eegi kõrva. Te saate paremini, aga sina oled eriti andekas. Aga te saate kõik paremini. No ja ikka lahja, küll saab, küll mahad. Nii juba läheb, see oli tasemel. No nii. No mõni väiksem semu, kes tahab ka dirigendi ametit proovida. Minna hüppata nii, onu Jaak tegi. Siin on üks, tule muidugi, tule siia. Otse loomulikult. Mis see nimi on sinu? Teeme Hannale suuri aplausi. Kui sa tõstad selle käe, siis nemad hakkavad karjuma ja kui sa tõstad selle käe, siis nemad hakkavad röökima. Siuke tunne, pisike sõber vist ei saanud täpselt aru, kuidas sul mäng käib. Igatahes, väga tubli. Ta sai küll, see oli Portefordissima. Vaat see sama ja see on see 3 F-i, eks ole. Elaku, nimelt semud.
Fanfaarid, fanfaarid. Kas kõrvakuulmine on kõigil alles? No ma kuulsin mõnda jaast ka, ma arvan, et me jätkame ikkagi. Mis see? Bakalaureus on vaja saada, jah? Klassitu bakalaureus. Kuule, Hubert, tahad sa mõne esitus äkki veel teha? Kui tulnukad siia saajavad, nii pirtsakad ne vanemad. Kui kiire käsin kõikjal näen, kõikjal mustus on ja kolmjarv. Muuta jaoks muisti köpärseid, tegime siis, kui on muretsemas ja kodu kiirelt muutaks saab ja mustus lapsega ime. No Hubert poiss, küll sina oled ikka meil andekas ja aga vaadake, nüüd ongi kätte jõudnud natukene nukker, kuid siis... Just, natukene nukker hetk, küll siiski väga tore hetk, lihtsalt kätte on jõudnud kärateooria kursuse bakalaureuse kraadi lõpuaktus. Just, jah. Ja lõpuaktusel esineb ei keegi muu kui minu kallis lätlasest naine Ruta. Tule palun, astu siia, Ruta, tule. Vaadake, Ruta on lätlane ja räägib ainult läti keeles. Ma ei saa muhvigi aru, mis ta on. Küll aga oskab tema suurepäraselt viipekeelt. Uskuge või ärge uskuge, make up a story using sign language. Ja siis mina hakkan seda tõlkima, sest mina oskan ka viipekeelt. Mina olen Ruta, kõnnin mööda metsa. Ujun mööda metsa, lendan mööda metsa, hüppan metsa. Hakkan kerima lõnga. Oi, tuleb lõng, lähen, ujun, stopp! Üleval all, vasemal, ees taga, kõik ilma kaared, ring. Tantsin veits, olen endiselt metsas. Oi, ma olen ju metsas. Siin metsas. Mitte seal metsas. Panen käed puusa, panen käed risti. Oi. Vaat niimoodi. Semud, nüüd teie oletegi kõik välja teeninud kärateooria bakasauruse kraadi. Ja kui natukenegi käraga seotud oli, ega ma ei tea. Ega te eriti ei olnudki, jah. Demonstreerimaks seda, mis juhtub siis, kui kära ei ole. Just. Aga nüüd, kallid semud, lähme kõik see suurema rongkäiguga rongijaama Simmanile! Tahad või? Sammus peaks ju aitama, ega võiks tantsida.
juuksed lendlevad, poiste pilgud säravad. Tantsuhaasni polkas on nii palju meie ramm. Heia, heia, oh-oh-oh, heia, heia, oh-oh-oh, heia, heia, oh-oh-oh, silmid anname. Hei, heia, heia, oh-oh-oh, heia, heia. Siin oled võimas maa, võimas maa, võimas maa, mehed suured pead heiga. Kõrvani täis kõik saab, kui nad pead tuulemi, valeda siin, kui nad kõik on karu, minema viin, kui nad öölivad, rahva kunstlik käed. Kui nad pead tuulemi, valeda siin, kui nad kõik on karu, minema viin, kui nad ööli mööda, rahva kunstlik käed. Ops ja ops ja ops. Ootame, et käige siin koos või? Koos või?